Sõna vastu võetud. Daamid ja härrad, mul on au välja kuulutada järgmine päevakorrapunkt: koerte ja kasside pidamise eeskiri. Ettekandja abilinnapea Valvo Semilarski. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, head volinikud ja külalised. Teie ees olev eelnõu kätkeb endas koerte ja kasside pidamist Tartu linnas. Ja lühidalt teemat valgustades võiks öelda, et seni on Tartu linna haldusterritooriumil peetavad koerad tulnud registreerida Tartu linna lemmikloomaregistris, ja mis asub Tartus kesklinnas, ja koerte ja omaniku soovil muude lemmikloomade registreerimist korraldab nii-öelda kesklinnas asuv ettevõtluse osakonna registriteenistus. Nimetatud register ei ole aga praktikas tööle meie nägemusel rakendunud ja ega ole ka efektiivne, kuna loomaarstid, ehk siinkohal väikeloomaarstid ja Tartu linna loomade varjupaiga töötajad sellele registrile juurdepääsu ei oma ning andmed seetõttu registris ei uuene, kuna registri toiminguid ei saa teha loomaarstid. Ja samamoodi on tulnud üpris tihti esile ka asjaolu, et loomapidajate poolt ja arusaamatus just selle kohta, et vajadus looma registreerimiseks tulla linnavalitsusse. Ja siinkohal on tegelikult Tartu linn juba aastast 2013 selle teemaga tegelenud ja pidanud vajalikuks seda korda reguleerida. Ja tahaks siinkohal ka nimetada asjaolu, et Tartu linn on tänase päeva seisuga valimas omale koostööpartneriks Eesti Väikeloomaarstide Seltsi Eesti lemmikloomaregistrit ja paralleelselt on ka räägitud läbi nii-öelda aktsiaselts SPIN poolt hallatavat sarnast LLR-i nii-öelda lemmikloomade registrit ja sisupool on selles, et nii-öelda SPIN ehk lemmikloomade register on teinud Tartu linnale pakkumuse suurusjärgus 700 eurot per kuu ja kui teiselt poolt on nii-öelda eelpool nimetatud väikeloomaarstide seltsi lemmikloomaregister pakkunud välja võimaluse, kus olemasolev register läheks üle tasuta uude registrisse ja nemad garanteerivad, täna on Tartus teadaolevalt 7 lemmiklooma kliinikumi, kellega nendel on koostöö olemas ja kes samamoodi sarnaseks teeksid koostööd ka loomade varjupaigaga, nii et see oleks koordineeritud tegevus ja oleks see hallatav kindlasti oluliselt paremini kogu see register, kui see seda seni on olnud. Võin tuua mõned daatumid, et Tartu linnas on täna orienteeruvalt meie andmetel circa 4700 koera selles tänas registris ja orienteeruvalt 300–500 kassi, aga uue registri puhul et see üleminek on tasuta võimalik ja ainukene nüanss, mis siia juurde tuleb, on nüüd kiibistamise küsimus, mis selle eeskirja põhjal on koertele kohustuslik, kassidele, ütleme nii, ja teistele lemmikloomadele soovituslik. Aga tegelik sisu on ju selles, et see kiibistamine on vajalik eelkõige selleks, et oma neljajalgset sõpra võimalikult kiiresti leida, kui ta osutub leituks ja kas varjupaiga või loomaarsti juures saades tuvastatud ja kus saab omanikuga kiiresti võtta ühendust. Ja teine nüanss on juures ka nii-öelda see kiibistamise protseduur, et antud register, kes teeb koostööd lemmiklooma arstipunktidega, võimaldab samamoodi seda kiibistamist teostada
koha peal, kuna kiibistamine on meditsiiniline toiming ja selliselt see koostöö võiks välja näha. Kiibistamise hind orienteeruvalt on sõltuvalt siis loomaarstist on 25 kuni 30 eurot, millele siis lisandub 11 eurot 50 senti registreerimistasu. Et me arvame küll, et see, kes omale lemmiklooma soetab, võiks olla sellisteks kuludeks valmis. Etteruttavalt võin öelda, et teiselt poolt sellele seadusele ei järgne sanktsioone, ütleme nii, et keegi ei tule koju kontrollima, kas kellegi loom on kiibistatud või mitte, ei teostata seda kontrolli kuskil tänavaruumides ja lõpptulemusena on situatsioon selles, et seadus ei anna alust sanktsioonidele. Ehk siis teisitõnu, mingi regulatsioon peab olema, me selles ruumis töötame ja eesmärk on just, et see register saaks paremini hallatud ja olla ülevaatlikum. Ja sellised need toimingud olevad. Selline oleks selline sissejuhatus. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Esimene küsimus. Härra Nigul, palun. Küsimus, et kuidas näeb linn ette seda, et loomapidaja on kohustatud tagama, et tema kass püsib seal oma territooriumil, et see on niisugune, ma ei tea, see on nagu peaaegu läheb nagu põhiseadusesse. Kuidas, see on nagu esimene küsimuse pool. Ja teine asi on muidugi see, et olles paraku korduvalt pidanud kaitsma oma lapsi koos koera omanikuga jalutavate koerade eest, kuna kas ei oleks võimalik ikkagi seda, et linnas, kui keegi koeraga käib, et paneb suukorvi vähe, et oleks nii kui rahulik koerale. Muidugi tõenäoliselt kulub, et teinekord kuluks muidugi ka koera omanikule see ära, aga kas või esialgu kas või koerale näiteks. Et kas see on nii väga võimatu asi, et see sõna siin, et vajadusel peab kasutama suukorvi, et praktiliselt üksi koera omanik ju enamasti seda vajadust ei näe, vähemalt linnapildi järgi. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, ega selge on see, et kes me oleme, kas nii-öelda lemmiklooma omanikud, koera või kassi omanikud või mõne muu, siis eks on tulnud ikka ette, et on see lemmikloom pannud plehku ja seda tagada ei saa, nagu küsija küsib, et kuidas ma suudan seda tagada. Ma rõhutan veel kord, et siin ei ole võimalus seadusest tulenevalt rakendada sanktsioone. Kui see nii juhtub, siis see nii juhtub ja nii on juhtunud väga tihti ilmselt Tartu linnaruumis ja ka mujal. Ja teine pool, mis on välja toodud, et soovituslikult, ütleme, siis suukorvistada koera, et samamoodi, kui ka siia tuua sisse nüanss, et kohustatud ja kui keegi tuleb tänaval vastu ilma suukorvita koeraga, siis ega ei ole ühtegi menetlejat, kes tuleb, ütleb, et vot nüüd saate trahvi või me teeme esimese hoiatuse või nii edasi. Et see seaduse pool, ütleme, see täitmise pool on suhteliselt leebe ja ta selliselt on meie nägemusena reguleeritud, et me reguleerima peame ette nägema korra, selle välja tooma lemmiklooma pidamise eeskirjad. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Härra Kõre, palun. Aitäh. Siin ettekandjal oli optimism, et see keskmine kulu kiibistamisest 25-30 eurot ei ole keskmisele koerapidajale üle jõu käiv. Kuidas see kogemus on? Tallinn vist on seda kiibistamist juba rakendanud. Kas nende register on paremas seisus või kui meie register või mitte? Mul on koeraomanikuna ka erinevatest registreerimisperioodidest erinevaid asju, mingi roheline raamatukene, kus on väga väike number, mingi 3-kohaline number, et see register kestis juba aastaid ja kui mina ka oma koera registreerima läksin, siis oli loetud hulk inimesi selle toimingu teinud. Ja on mingi alumiiniumlatakas, mis mingi numbriga käis koera
rihma külge, eks ole. Ma olen kasutanud, välja mõelnud ise hoopis praktilisema lahendi, ma olen teinud samasuguse alumiiniumlataka, kus ma lasin trükkida oma mobiilinumbri. Minu arust see toimib palju lihtsamalt kui see kiip, sest kui see koer kellelegi inimesele kätte satub, eks ole, siis on võimalik kohe ühendust võtta koera omanikuga, aga mitte hakata otsima seda, kellel kiibi lugemise masin on, eks ole. Et kui hea see kogemus nendest kohtadest, kus kiibistamine on, ma ei tea Eestis teisi kohti kui Tallinn, võib-olla on teisi kohti ka on, siis toimib see asi tõhusalt ikka. Aitäh. Jah, Tallinna kogemust nüüd ülekantud tähenduses meil ei ole, aga Tallinn sellise registri, sarnase registri alusel töötab ja meile teadaolevalt ei ole meil informatsiooni, et nende töö oleks nagu tühja jooksnud. Et pigem on ikkagi siinkohal küsimus ja mis on meie nägemusel väga oluline, on just see teavitus ja oma loomast hoolimine ja läbi sellise tegevuse oleme näinud seda meie. Et ma saan aru, et täna registris saades nii-öelda selle metalli tüki kaelarihma külge, et see on ka üks võimalus ja ega ei keela miskit kellegil, kui tuleb veel paremale ideele oma lemmiklooma märgistada, et leidmaks ta üles. Aga me oleme näinud, et selliselt võiks register toimida ja samamoodi me oleme näinud ette ilmselt hilissuvel või sügisel kampaania vormis inimesi teadvustada ja arvatavasti ka mingis osas neid protseduure võimaldada, ütleme, lemmiklooma omanikele tasuta, kas me läheme inimeste juurde linnaosadesse või oleme kuskil linnaosa päevadel väljas tulevikus. Et me sellist kampaania korraldust igal juhul planeerime ja sarnaseid tegevusi kutsumaks inimesi üles ja ma olen küll optimismi täis, et miks ei võiks see sellisel moel nagu töötada. Küll omal samamoodi väike koer kodus ja kui ma kunagi aastat 6 teda kiibistasin, kui ta meie perre tuli, siis tegelikult ei kuulanud ilmselt mina loomaarsti võib-olla nii tähelepanelikult, aga kui ta meil ükskord öö läbi ära kadunud oli ja ma läksin kuskile loomade varjupaika otsima ja ma kohe ütlesin, et öelge mulle nüüd, kus koer on. Ma alguses sain aru, et see on nagu antenn tal küljes, et tuvastatakse. Aga siis sain alles teada, et tegemist on ainult sellega, et kui koer kuskil leitakse, siis leitakse teid läbi selle kiibi. Aga jah, variante on erinevaid kindlasti, aga me peame ühe tee valima ja see on täna meie nägemusel parim tee hetkel Tartule. Aitäh. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Kolleeg Kinder, palun. Ma nagu hakkasin seadustest otsima, et kas me saame tõesti siis väita, et võib nagu karistamatult käituda ja siis ma leidsin sellise punkti, et avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumised, et miks seda siis ei saa siiski tõlgendada, et tegelikult me ju reguleerime nende koerte ja kasside pidamist avalikus kohas, me ei reguleeri nende pidamist ja siin on korduvalt rõhutatud, et see ei ole mitte, kuidas keegi kodus neid peab, see on nende oma asi, aga kas seda ei saa selle alla viia? Aitäh. Jah, avalikus kohas ega tegelikult juhul, kui näiteks kellegi koer kedagi ründab ja see tuvastatakse, siis see menetlatav tegevus ja sellele järgnevad sanktsioonid. Kui kedagi rünnatakse või kass kedagi kriibib avalikus kohas ja nii edasi. Et selles suhtes peremees, kes oma koera näiteks ilma suukorvita talutab avalikus kohas, ta on ise tegelikult ohu all, et tema vastu võidakse kui peremehe vastu tulevikus läbi sellise ohu rakendada sanktsioon. See oht on olemas. Et sellest kedagi pole säästetud, aga eelnevalt ma neid sanktsioonide osas lihtsalt rääkisin, mida ma tahtsin välja tuua, kiibistamist ma pidasin silmas, et selle vastu ei ole sanktsioon, et kui keegi seda ei tee. Aga muud korrarikkumised, need on ikkagi menetlusteenistuse teema. On veel küsimusi? Aitäh. Ma pean siin väikse täienduse tegema, et minu teada siiski päris nii ei ole, et kodus hoiad oma kodulooma, kuidas tahad. Et see on siiski Eestis reglementeeritud, päris niisama ei ole. Aga ta ei ole nii tugevalt reglementeeritud, kui me antud juhul räägime. Aga aitäh. Läheme siis kaasettekande juurde ja komisjoni
esimees, esinaine Kadri Lehtmaa. Võin esimees ka olla. Esimees. See oli väga tähtis punkt, sest me arutasime väga pikalt kõiki neid teemasid, mida siingi. Kõige tähtsam, millega me hakkama saime komisjonis, oli see, et me päästsime Raekoja esise purskkaevu. Nimelt oli seal esialgses eelnõus kirjas nii, et suveperioodil juuni algusest augusti lõpuni ei tohi avalikes supluskohtades ja purskkaevudes kasse ja koeri ujutada. Me mõtlesime, et on parem, kui praegu maikuus ka kassid ja koerad Raekoja esises purskkaevu vees ei suple. Ja nõnda me sellega siis ümber sõnastasime ja ma loodan, et te olete selle muudatusettepanekuga nõus. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole küsimusi. Sõnavõtusoove ei ole laekunud. Kas on repliigisoove? Mulle tundub, et jah, palun. Väga lühike repliik, sest mulle tundub, et seda eelnõu on kokku algusest peale menetletud sellise väikese irooniaga. Ma tahaksin siiski tunnustada, et see on üks väheseid eelnõusid, mis on minu meelest väga korrektselt sõnastatud. Ma ei ole leidnud siin ühtegi nagu sellist vormistusviga, nii et tunnustus autoritele. No see oli nüüd tõeline tunnustus. Aga miks ka mitte? Mehine tunnistus. Aitäh ettekandjate poolt. Ettekandjad on tegelikult natukene vist pettunud, et arutelu kuidagi vaiksevõitu olnud võrreldes sellest vanemate kolleegide käest kuuldud kirjeldustega. Aga see selleks. Me oleme jõudnud repliigivooru. Soovib veel keegi? Ei soovi. Siis on lõppsõna voor. Ettekandjad saavad ennast nüüd siis proovile panna veel öelda südamest, mis ütlemata jäi. Aga ei näe niisugust soovi. Kadri, sina ka ei taha? Ei taha, ütle nüüd. Aga fraktsioonide esimehed hoiavad hambad teravad järgmiste punktide jaoks veel. Aga siis ei ole meil muud kui kes paneme hääletusele ja kes on eelnõu vastuvõtmise poolt, tõstab käe. Koos parandusega, mida just kirjeldati värvikalt, eks ole. 23 poolt häält, kas on ka vastuhääli? Ei ole. Ma vabandan, et seda parandust teile nii jooksu pealt